tahes on võimalik ka siis seda salvestust pärast järgi vaadata, kes varem ära peab minema ja samuti tegelikult kõiki neid eelmiseid, mida me teinud oleme. Aga enne kui me alustame, siis äkki põgusalt räägime, kes me oleme ja miks me sellest brändisaadikute programmidest, tööandja brändingust ja persooni brändingust nii palju räägime. Tere ka minu poolt ja rõõm teid näha virtuaalselt. Meil oleks väga hea meel, kui need, kel vähegi võimalik on, panevad ka oma kaamerad sisse, kas või korraks, et me näeks teid ka. Kui me ei ole veel sinuga kohtunud, siis mina olen Olesja Saue, koos Eveliniga tegeleme persooni brändinguga ja brändisaadikute programmiga. Lisaks sellele juhtimiscoachina tegeleme hästi palju kõikide teemadega, mis on sisendiks nii persooni brändingule kui ka edukale töötajate kaasamisele, et brändisaadikute programmid kajastaks just neid sisemisi väärtusi, mis igal inimesel on ja looks selliseid autentseid seoseid ja täna me sellest ka räägime teiega. Nii, ja minu nimi siis on Evelin Org, pikka aega tegelenud müügi ja turundusega, aga ütleme, et viimased siis sellised 5 aastat kindlasti hästi intensiivselt ka just persooni brändi ja siis tööandja brändinguga, et enne seda rohkem sellise korporatiivbrändingu teemaga kokku puutunud ja ise olen ka nii-öelda praktik ehk siis ettevõtja ja igapäevaselt neid teemasid ka ise kasutan ja olen näinud, et kui suur abi sellest on, nii töötajate leidmisel loomulikult, hoidmisel, kui siis ka tegelikult a la investorite või klientide leidmisel, et ise ka just hiljuti nüüd teinud just ühe exit'i, nii et selles osas ka kindlasti nii brändingus kui persooni brändingust abi olnud. Aga siis Olesjaga kirjutasime umbes nüüd varsti juba üle 2 aasta tagasi raamatu bränd nimega Sina, mis siis räägib rohkem persooni brändingust ja praegu just kirjutame tööandja brändingust ja järgmist raamatut, mis oleks siis sarnaselt selle persooni brändingu raamatuga hästi selline praktiline tööriist. Nüüd sellel korral küll kas siis personalijuhtidele, turundusjuhtidele, väiksemate ettevõtete tegevjuhtidele või omanikele, et kuidas siis seda brändisaadikute programmi ikkagi tööle saada ja kuidas ta siis ikkagi, kuidas tast maksimum võtta. Ja lisaks siis nendele raamatutele oleme ka just enne koroonat siis alustanud sellise persooni brändi veebiakadeemiaga, mis siis samamoodi aitab töötajate persooni brändid paika panna. Aga miks me siis räägime sellest brändisaadikute teemast ja millistel teemadel me juba oleme rääkinud, et kel huvi on, siis need kõik oleme me ka salvestanud, et kes ei ole saanud kohal olla, siis aasta alguses me rääkisime sellest, et miks 50 brändisaadikut või siis ka 10 või 5 on oluliselt kasulikumad kui kas või 50 000 jälgijat sotsiaalmeedias. Et siis teine teema, mis väga head tagasiside sai, olid siis sellised konkreetsed brändisaadikute programmid, küll selliste väga suurte ettevõtete omad, aga lihtsalt näitena, et kuna me sellel esimesel webinaril rääkisime ka väiksematest näidetest, et siis sellised 10 rahvusvahelist näidet tõime siis selle teise webinari jooksul välja. Ja täna siis räägime sellest, et kuidas brändisaadikuid ka värvata ja kaasata, mis on hästi oluline teema ja siis novembris on meil siis hetkel teadaolevatest teemadest viimane, ehk siis räägime sellest, et kuidas päriselt neid programme siis edukalt käivitada ja ellu viia, et meil on hästi mitmete ettevõtetega koostööd olnud ja siis toome seal erinevaid näiteid ja enda kogemusi. Lisaks sellele on paar sellist toredat uudist, et seda juba rääkisime, et brändisaadikute programmidest hetkel raamatut kirjutame, aga siis on tulemas ka podcast, nii et kellel on mõtteid, mis teemad veel
huvi pakuvad selles valdkonnas, et siis võite chati ka kirjutada ja meile ideid anda. Et muidu meil on juba päris mitu teemat siin paika loksunud, aga kindlasti kõik ideed on väga-väga-väga teretulnud. Ja panin sinna alla siis ka selle lingi, et kus te tasuta kõiki neid eelmiseid salvestusi ka vaadata saate, et kui midagi vahele on jäänud, et siis saate seda ka vaadata. Aga mis tööandja bränding ja brändisaadikute programmide edutegurid siis on, et põhimõtteliselt ongi 3 olulist sõna: värba, kaasa ja aktiveeri, et nüüd võiks siis selle webinari lõpetada, et see on sarnaselt nagu persooni brändinguga, et ole sina ise ja siis põhimõtteliselt kõik ongi tehtud. Aga kõige raskem ongi siis, kes ma siis täpselt olen ja kuidas seda siis täpselt teistega jagada, et mis siis ongi see kõige keerulisem osa. Ja samamoodi on brändisaadikute programmidega lihtne öelda, et värba, kaasa ja aktiveeri, aga kuidas seda siis täpselt teha ja edukalt ja tulemuslikult teha, et see ongi siis see, millest me täna natukene võib-olla detailsemalt rääkida tahame. Natukene uuringutest ka, et raamatut kirjutades nii eelmist kui ka seda oleme väga palju erinevaid rahvusvahelisi uuringuid läbi vaadanud ja mis seal salata, et loomulikult füüsilises maailmas on need brändisaadikute programmid ka väga olulised, aga oluline rõhk on ka sotsiaalmeedial. Miks? Sellepärast, et täna lihtsalt pool maailmast juba kasutab erinevaid sotsiaalmeedia platvorme, neid on küll tohutult palju erinevaid, aga need põhikanalid on ikkagi üsna sarnased, sõltuvalt küll natukene maailmajaost ja riigist, aga meil siin ikkagi kasutatakse suht sarnaseid kanaleid. Ja keskmine aeg, mida siis sotsiaalmeedias kulutatakse täna, on päris pikk. On muidugi selliseid ekstreemseid näiteid, kus ollakse lausa 8 või 10 tundi sotsiaalmeedias, aga see keskmine on siis 2,5 tundi, mis on ikkagi märkimisväärne ja põhimõtteliselt kõikidest meediakanalitest mööda läinud. Nii et selles mõttes see on ka kindlasti üks põhjus, et miks siis nii-öelda turundusinimesed kui kõikide valdkondade inimesed näevad sotsiaalmeedias sellist tohutut võimalust ja mõju absoluutselt ka, sest see on see koht, kus inimesed tegelikult on ja kus nad seda infot ka tarbivad. Kui palju siis on muutunud see, et kui intensiivselt sotsiaalmeediat kasutatakse, et ühelt poolt rääkisime sellest ajalisest mõõtmest, aga hästi palju on ka erinevaid kanaleid, et sellepärast tasubki läbi mõelda, et milliseid kanaleid siis täpselt kasutada. Et kui veel 10 aastat tagasi oli siis 1 või 2 kontot inimestel kasutusel, siis täna neid erinevaid kanaleid on päris palju, et mida siis kasutatakse. Et loomulikult kõik kanalid ei sobi tööandja brändinguks, et see tuleb siis igal ettevõttel läbi mõelda, aga kindlasti sellise ärilise fookusega ei saa üle ega ümber LinkedInist. On ka neid, kes väga aktiivselt kasutavad nii Facebooki kui siis ka Instagrami, et Twitter on sellel puhul, et kellel on hästi palju rahvusvahelist seltskonda töötajatena, klientidena, investoritena. Ja siis on mõned sellised väiksemad kanalid veel, et sõltuvalt, et kas on siis väga tehnoloogia valdkonnas tegutsev ettevõte või mingis muus valdkonnas, et see on nagu selline alguses, mis kohe tasub paika panna. Ja loomulikult see ei ole ju kellelegi mingi uudis, et töötajad kannavad edasi ettevõtte lugu. Võib-olla 10 aastat tagasi tehti seda rohkem, ma ei tea, bussis sõbrale rääkides, millised mu kolleegid on, milline mu ülemus on, ja siis endalegi võib-olla teadmata need ümberkaudsed inimesed siis seda juttu natukene pealt kuulasid. Täna lihtsalt see on steroididel ehk siis hästi palju võimendatud, et kui sa kommenteerid midagi ja jagad sotsiaalmeedias, siis ei ole need ainult need 5 või 6 inimest, kes su kõrval seal bussis seisavad, vaid tegelikult see info jõuab väga paljude inimesteni rohkem, et mistõttu on ka hästi oluline, et töötajad teadlikud oleksid, et millist infot on okei jagada, millist infot on endale kasulik jagada ja kuidas siis leida selline win-win koostöö.
ettevõtte ja siis töötaja seisukohalt. Ja loomulikult on tehtud ka neid uuringuid tohutult palju, nendest me rääkisime ka oma esimeses raamatus, et kui kaugele jõuab tegelikult töötajate poolt jagatud sisu. Et üks teema, millel me täna põgusalt ka peatume, on see, et kuidas siis seda enne kui värbama hakata, et kuidas siis seda ideed võib-olla, ma ei tea, juhtkonnale või valdkonna juhile maha müüa, et miks tegeleda siis tööandja brändinguga või brändisaadikutega, et loomulikult iga personaliinimese ja kindlasti ka turundusinimesena saame me sellest aru, et on vaja uusi parimaid talente ja nemad kindlasti tahavad teada ettevõtte töötajatest mingisugust infot, ettevõtte sisekliimast, juhtidest ja nii edasi, et on vaja silma paista. Aga teisest küljest tegelikult see tööandja brändinguga tegelemine brändisaadikute tegevuse tagajärjel hoiab ettevõttega tohutult palju erinevaid turunduskulusid kokku, leiab kliente, investoreid, et seal tegelikult on hästi palju sellist väga palju muud positiivset ka juures erinevatele osakondadele. Et tihti me lihtsalt enda klientide põhjal näeme, et seda alguses on hästi raske võib-olla ära seletada ja selgitada, et miks sellega peab tegelema, kui kiiresti see tagasi toob, kui kiiresti see tööle hakkab. Aga kui erinevad võib-olla valdkonnajuhid, samamoodi juhtkond mõistab, et lisaks personaliosakonnale võidavad sellest tegelikult ka kõik teised osakonnad, et siis tihti seda koostööd võib-olla alustada on lihtsam. Olesa, sa oled muted? Ja, et enne kui me sukeldume siis sellesse teemasse, ma paluks, et te korraks annaks meile ka märku, millised on teie ootused või mis on kõige suurem küsimus, millele täna tahaks vastust saada. Et panin chati siia linki ka slido.com ja kui kasutate seda koodi, siis näete küsimust. Ja palun pange sinna ka enda vastused kirja, siis me saame tänast webinariga paremini teile ette anda. Nii ma näen, et inimesed on hakanud juba kirjutama, natuke võtab aega. Kui keegi tahab kasutada võimalust, siis võib ka oma kaamera ja heli sisse lülitada ja meile ka video vahendusel seda küsimust. Ja, et tegelikult tuligi Triinult väga hea kommentaar, et Slidosse saab panna märksõnu, et kui on pikem vastus, et siis võite vabalt ka mikrofoni lahti teha, et siis saab ka pikemalt enda kommentaari anda. Jah, kui meie enda erinevate klientidega vestelnud oleme nii alguses kui siis programmi võib-olla sellise intensiivsema perioodi ajal, kui siis ka võib-olla aasta või paar hiljem, et tegelikult need teemad on üsna sarnased, et kõigepealt nende õigete inimeste leidmine, siis võib-olla nende erinevate rollide paikapanemine ja siis kuidas siis ikkagi seda seltskonda kaasata ja aktiivsena hoida, et täiesti sellised sarnased teemad, mis on siin meil ka
paari viimase aasta jooksul pidevalt läbi käinud. Aga praegu tundub, et oleme samal lehel, et täpselt nendest asjadest meil ongi plaan täna teiega rääkida. Et aitäh teile nende märksõnade eest ja ma loodan, et igaüks saab siit uusi mõtteid ja inspiratsiooni, et kuidas neid asju teha kõige tulemuslikumal ja efektiivsemal viisil, nii et sellest võidab nii ettevõte kui ka kõik töötajad. Ja suured tänud kõigile, kes võtsid vaevaks kommenteerida, et ma panin praegu selle slaidi küll kinni, aga kui te sinna lisate, et siis see info jääb meile alles, et kellel pooleli jäi, siis lõpetage kenasti ära. Aga põhimõtteliselt siis, mis meie kogemus ütleb seda, et ei ole valdkonda, kus ei saaks brändisaadikute programme siis käivitada, et isegi võib-olla kõige keerulisem väljakutse meie jaoks oli siis politsei, kus siis on ka väga palju sellist seltskonda, et kes võib-olla sotsiaalmeedias ei saa väga aktiivsed olla, aga tegelikult igas valdkonnas leiab selle õige nurga, kuidas siis läheneda, kuidas siis kaasata ja kuidas siis neid saadikuid aktiivsena hoida ka, et loomulikult see natukene igas valdkonnas on erinev, aga mis siis kõige olulisem on, mida meie näinud oleme, et võtta ikkagi alguses nii-öelda üsna lai haare ja vaade, ehk siis kindlasti teha personaliosakonnal koostööd nii turundusosakonnaga kui siis ka juhtkonnaga, kui siis erinevate osakondade juhtidega, et kõigepealt siis see koostöö ja mõistmine saavutada, et mis siis on selle korporatiivbrändi roll, mis siis on tööandja brändi roll ja mis siis ka on iga töötaja persoonibrändi roll. Et kui see alguses selgeks mõelda ja siis need erinevad rollid ja ülesanded paika panna, siis on kindlasti neid brändisaadikute programme natukene lihtsam käivitada. Nii, vaatasin korraks, mis kommentaare veel on tulnud, aga väga tore, siis pannakse veel neid vastuseid. Aga siis jätkates seda, et kuidas siis need brändisaadikute programme käivitada ja miks see oluline on, seda ma arvan, et te kõik, kes siin olete, teate, aga neid erinevaid nii-öelda võimalusi loomulikult on hästi mitmeid. Et ajalooliselt on lihtne võib-olla tuua selliseid väga suuri näiteid, et neid pisikesi näiteid on hästi palju, aga võib-olla kaks sellist kõige suuremat näidet, mis siis näitavad sellist erinevat lähenemist, on võib-olla Coca-Colal, kellel loomulikult on ka brändisaadikute programm, aga ma mõtlen, et kuidas siis nii-öelda laiemalt väljapoole see paistab, ja siis Tesla, kellel siis on üks selline hästi suur võtmeisik ja saadik, aga loomulikult on ka seal selliseid väiksemaid brändisaadikuid, aga kuidas see kuvand siis nii-öelda ka väljapoole paistab, et ühelt poolt siis Tesla on ametlikult välja öelnud, et nemad turunduse peale üldse ei kuluta raha, et loomulikult see 100% tõele ei vasta, sellepärast et sa võid küll turunduskampaaniaid mitte teha, aga sellise miljoni jälgijaga kontode üleval hoidmine ja nii-öelda siis ehitamine võtab ikkagi päris palju ressurssi, et isegi kui sinna võib-olla rahalist ressurssi ametlikult ei panda, siis kindlasti ajalist ressurssi. Ja siis teisest küljest jällegist Coca-Cola, kes on ametlikult välja öelnud väga-väga suured numbrid, et mida nemad iga päev turundusele kulutavad, et olla ka nii-öelda nähtavad sellise lõpptarbija jaoks, aga loomulikult tehakse ka väga aktiivselt tööd
siis ka ettevõtte sees. Ja mis siis viimase võib-olla 10 aasta jooksul muutunud on, noh, võib-olla veel ekstreemsemalt muidugi 20 aasta jooksul, aga isegi 10 aasta jooksul, et kui siis 10 aastat tagasi oligi nii, et oli siis 1 või 2 kõneisikut, kes siis üritasid hoida ja saada häid kontakte meediaga, et siis pildis olla, natukene see nähtavus oli kujundatud siis läbi selle võib-olla meedia vaatenurga, siis täna ikkagi on see, et sotsiaalmeedia on andnud tohutu võimenduse, et igaüks, kes omab siis neid kanaleid, millest me enne rääkisime, väga mitmeid kanaleid, kes pühendab sinna aega, et keegi küsis, et kas see 2 tundi ja 24 minutit on päevas, ja see on keskmiselt päevas, et nagu tohutu suur aeg, mis sinna läheb, et noh, loomulikult sotsiaalmeedia kanalite all mõeldakse väga palju erinevaid kanaleid, et mitte ainult Facebook ja Instagrami, vaid sinna punti läheb ka, ma ei tea, Spotify ja YouTube ja noh, igasugused podcastid ja noh, seal on hästi palju erinevaid kanaleid, et see on nagu tõesti hästi suur aeg, mis inimesed seal veedavad, aga see annab ka tohutult palju võimalusi ja loomulikult ka see, kui sul ettevõtjana enam ei ole ainult ühte kõneisikut, vaid sul tegelikult on väga suur võtmeisikute roll, et isegi kui nad seda teadlikult ei tee, siis nad kõneisikutena, kui nad on töötajad, siis nad on kõneisikutena nii-öelda juba aktiveeritud selle töölepinguga, et kui just ei ole kokku lepitud, et nad mitte ühtegi sõna mitte kuskil oma töökohta ei räägi, aga ma arvan, et sellist kokkulepet ükski tööandja teinud ei ole, kui just mingisuguse tohutu, noh, ütleme, et on mingisugused erandid teatud valdkondades, aga enamasti siiski mitte. Aga siis ongi see küsimus, et kuidas siis sellistest võib-olla mitte nii teadlikest kõneisikust saada sellised tõeliselt teadlikud ja särasilmsed brändisaadikud, kellel on selline tunne, et mitte nemad ei pea ainult panustama selleks, et ettevõte seeläbi võidab, vaid tegelikult näevad ka, mis kasu neil endal sellest on, kui nad brändisaadikutena tegutsevad. Ja natukene veel uuringutest, et loomulikult need on globaalsed ja kahjuks Eesti kontekstis selliseid väga selliseid detailseid uuringuid sellel teemal tehtud veel ei ole, aga et just võib-olla neid selliseid fakte ja killukesi välja tuua, et mis kasu sellest tööandja brändingust siis ikkagi on, et loomulikult number 1 on see, et on lihtne oma ala parimaid värvata, aga nagu ma rääkisin, et kuidas siis nii-öelda müüa seda mõtet ka teistele osakondadele ja just noh, kuidas siis saada kogu juhtkond sinna kampa ja erinevad osakonnad ja tihti ka võib-olla sellised ettevõtte tegevjuhid, kes võib-olla ei ole nii kursis, et miks sellega siis tegeleda, sellepärast et ega seda brändisaadikute programmide tulemust, noh, kui on selline tõeliselt Excelile suunatud inimene, ei saa kohe Excelisse panna, et see on natukene selline pikaajalisem töö, et seal on küll erinevaid mõõdikuid, mida saab alguses paika panna, et kõik need numbrid kenasti ka Excelis jookseksid, aga just, et võib-olla lähtuvalt nendest uuringutest siis saab anda võib-olla siis selliseid positiivseid sõnumeid ka teistele osakondadele, et lisaks siis sellele, et saab nii-öelda leida neid talente, olla nende seas nähtav, samamoodi loomulikult olemasolevate töötajate kaasatust ja motiveeritust tõsta, siis tegelikult ettevõte üleüldiselt saab ka väga-väga palju rohkem nähtavust ja väga palju rohkem brändituntust, mis tähendab seda, et lisaks töötajatele samamoodi kliendid, investorid, erinevad koostööpartnerid, ka nemad tahavad rohkem koostööd teha ja need ettevõtted, kes siis võtavad oma kanaliks ka LinkedIni, siis väga paljud sellised B2B kliendid teevad oma ostuotsused ka tänaste uuringute põhjal veel sotsiaalmeediast leitava info põhjal, et kindlasti
müügiosakonnale võiks see olla selline number, et mida on hea võib-olla siis maha müüa. Ja loomulikult ka, kui mõelda, et iga ettevõte ju reeglina mingisuguse osa rahast kulutab reklaamile. Et kui on väga hästi töötav brändisaadikute programm, siis tegelikult ühest küljest loomulikult kulub raha selle programmi võib-olla käivitamisele, üleval hoidmisele, aga samas teisest küljest saab tänu sellele suuremale nähtavusele väga palju ka turunduse reklaami kulusid kokku hoida. Ja nähtavusest investorite ja klientide jaoks ma juba rääkisin, aga samamoodi saab rohkem käivet ja kasumit tänu nendele klientidele, tänu sellele brändi tuntusele, tänu sellele nähtavusele töötajad on kaasatud, tänu sellele on ka parem kliendikogemus, ehk siis klientidega tegelevad inimesed kindlasti on selle osas positiivselt meelestatud. Ja mina olen hästi pikka aega tegelenud korporatiivbrändidega, et see 10-20 aastat tagasi oligi nii, et oli üks kõneisik, kelle selja taga oli siis selline rangelt paika pandud korporatiivbränd. Täna seda ikkagi enamus ettevõtteid üritavad lõhkuda, sellepärast et inimesed tahavad ikkagi näha nende brändide taga päris inimesi, et inimlikud brändid on need, mis on edukamad. Ehk siis mida rohkem on see avatud, see bränd, mida rohkem on näha sinna nii-öelda fassaadi taha inimesi, kuidas seal tegelikult behind the scene asjad toimuvad, et seda rohkem, seda suurem usaldus on inimestel ja seda siis edukamad need ettevõtted on. Ja loomulikult ei tööandja bränd ega siis ka töötajate persooni bränding ega siis nii-öelda brändisaadikute programmid, et midagi ei saa päris üleöö edukaks muuta, et ajalise ressursiga peab nende puhul arvestama, aga kuidas siis see ajaliselt võimalikult efektiivselt tööle saada, et loomulikult, kui on selge suund ja kõik programmis osalejad ja samamoodi siis see laiem tiim siis ühtemoodi asjadest aru saab ja näevad, et kui suur võim on siis sellel lisaks erinevatele tavapärastele kanalitele siis ka sotsiaalmeediale, et samamoodi, et kui neid tegevusi tehtakse, siis ma ei tea, käiakse kuskil ülikoolides rääkimas, kirjutatakse kuhugi traditsioonilisse meediasse artikleid, et siis ikkagi kõike neid võimendada ka läbi sotsiaalmeedia. Aga kõige selle taga ikkagi on need üksikud inimesed, et kui siis nii-öelda vaadata oma töötajaid sellise suure võimsa ühtse tiimina, et loomulikult see on ka üks lähenemine, aga mida meie oleme kogenud ja näinud, on ikkagi see, et kui töötajate persoonibrändidega tegeleda, siis nemad leiavad ka selle tööandja brändinguga tegelemisel väga suure motivatsiooni. Ehk siis mida see persoonibränding tähendab, ongi see, et nad ise mõtlevad läbi, et millised on nende tugevused, millised on nende väärtused ja kuidas need seonduvad firma väärtustega, millised on, ma ei tea, mis on nende kirg, mis on nende miks ja kuidas see ühildub firma miksiga. Ja siis, kui neil see enda jaoks on kõik paika pandud, siis nad saavad selle julguse, et päriselt ka nagu särasilmselt jagada neid ettevõtte postitusi, sest et eks igaühel ole ju hirm, et milliseid postitusi ma enda ajajoonel jagan, sest see on ikkagi ju nii-öelda minu jälgijaskond, minu tutvusringkond, kes siis vaatab, et mida ma siis jagan. Et eesmärk on ju see, et nad ikkagi jagaksid seda hea meelega ja see sisu seetõttu peab ka olema selline, et ta päriselt loob neile väärtust ja siis neid jälgivatele inimestele ka väärtust. Ehk siis läbi persoonibrändingu annab nii-öelda tegelikult igale töötajale sellise enesekindluse, et nad julgevad lavale astuda, et olgu see siis selline virtuaalne lava või siis teinekord ka päris lava. Nii et igaüks tegelikult on see mõjuisik, olgu siis seal bussis sõites või siis sotsiaalmeedias mingit postitust tehes, aga oluline ongi siis igaühe jaoks, absoluutselt iga töötaja jaoks läbi mõelda, et milline see nende mõju ulatus siis on, et on see siis
ma ei tea, võib-olla mõne puhul ettevõtte sisene, võib-olla mõne puhul oma valdkonna sisene, võib-olla mõne puhul näiteks just seotud klientidega. On ka kindlasti neid, kelle puhul ka geograafiline piiritlus ei loe, et nad tegelikult võiksid olla nähtavad ka rahvusvahelises kontekstis ja loomulikult siis sellised megavõtmeisikud, keda peaks siis laiem üldsus teadma. Et alguses kindlasti, kui siis kaasata neid brändisaadikuid, siis igaühega ikkagi läbi vaadata, et milline see nende mõjuring on ja siis sellest tulenevalt tulevad ka nende jaoks need kanalid, et mida neil tasuks kasutada ja kuidas neil tasuks kasutada ja milles osas siis saab kas personali või turundustiim abiks olla ja mida nad saavad ise teha. Et see kindlasti peab olema alguses kohe selge, et siis nagu on töötajate jaoks ka see väga loomulik, väga selge ja nad on ise ka motiveeritud ja samamoodi läbi mõelda siis koos nendega, et mis see nende jaoks positiivsest kaasa toob. Et siin lihtsalt ühe sellise Rein Raua kommentaari tõin märkusena, et mitte, et üldse kedagi, ma ei tea, propageerida või kedagi maha laita, aga lihtsalt eesmärk on see, et oma valdkonnas tekitada siis huvi, et on need siis kliendid, on need koostööpartnerid, on see laiem üldsus, on see sinu valdkonna eksperdid, aga et sa persooni brändina oleksid nii huvitav, et sinuga ise võetakse põhimõtteliselt ühendust, et mitte sa lõpuks ei pea tegelema sellega, et siis koputada kõikidele ustele ja siis nii-öelda ise selle nimel vaeva näha, vaid pigem, et see tulekski läbi persooni brändingu, inimesed teaksid, millega sa tegeled, et sa nii-öelda selles valdkonnas oled väga hea tegija ja siis lõpuks ongi nii, et sinu endaga võetakse ühendust. Nii et arusaadavalt siis igast töötajast jääb igal hetkel tõesti väga paljudele inimestele mulje, on see siis oma tutvusringkond, on see laiem ringkond, aga kuidas seda siis ära kasutada, see on see võti. Et kõik siis, mida tehakse, kõik, mida räägitakse, et see kas siis tugevdab või siis nõrgendab persooni brändi. Ja oluline siis võib-olla ka alguses nendele brändisaadikutele lahti rääkida, et mis vahe siis sellel mainel ja imidžil ja persooni brändingul on ja kuidas see persooni bränding neid siis aidata saab, et loomulikult see maine on siis selline suurema üldsuse arvamus, imidž on siis kellegi konkreetse inimese kohta arvamus ja siis persooni bränding tegelikult on lihtsalt siis selline tööriist, et kuidas seda siis 24/7 tegelikult kujundada. Ja oluline siis võib-olla ka läbi käia kõikide brändisaadikutega juba värbamise ajal, et üks pool on see, et kuidas nad iseennast näevad ja teine pool on siis see, et kuidas teised neid näevad, aga hästi oluline neil on läbi mõelda ka see, et kuidas nad ise päriselt ennast näevad. Just alguses, nagu ma rääkisin nendest tugevustest, sellest, et mis on nende miks, mis on nende kirg ja kõik see paika panna, et kui neil endal on nii-öelda endast väga selge arusaam, et siis neil on brändisaadikutena väga-väga palju lihtsam siis edukalt hakkama saada, olla kaasatud, olla motiveeritud, olla aktiivne, et neil peab endal see motivatsioon tulema ja meie kogemus näitab, et läbi persooni brändiga on seda tõesti hästi palju lihtsam teha. Ja sedasama neid küsimusi mõelda siis nii oma füüsilise persooni brändi võtmes, ehk siis kui sa inimestega kokku puutud, kas mõnel konverentsil, kliendi kohtumisel, ma ei tea, vastuvõtus või siis kuskil töökojas, aga samamoodi digitaalse brändi puhul, et kui sa kasutad neid, ma ei tea, 2-7 sotsiaalmeediakanalit või siis teed erinevaid postitusi või jagad midagi või kas või kommenteerid midagi või räägid nii-öelda oma kolleegidest või valdkonnast või üldse töökohast, et kui oluline see tegelikult on.
ja siis võib-olla natukene ka läbi käia alguses nende brändisaadikutega see ka, et kuidas imidž siis tekib, et loomulikult see võtab päris palju aega, enne kui ta välja kujuneb, aga seda on hästi lihtne sekundite või minutitega hävitada ja samamoodi kui enda persooni bränd hävitada, siis loomulikult ta tekitab päris palju kahjut ka siis selle tööandja mainele, nii et selles mõttes tasub siis selle peale ka natukene mõelda või vähemalt välja tuua. Ja brändingu puhul ikkagi see eristumine on kõige olulisem, ehk siis alguses mõelda siis iga brändisaadikuga läbi ka seda, et mis siis nende puhul see superpower on, et millega nemad oma valdkonnas või oma tiimis eristuvad. Ja sellist inimest meie veel ei ole leidnud, et kellel seda superpowerit ei ole, et kõigil on see tegelikult olemas, et tagasihoidlikumad meist lihtsalt tunnevad, et need superpowerid on sellised täiesti igapäevased, täiesti tühised ja mõttetud asjad, aga siis aitab erinevaid workshop'e teha, et meie tegelikult soovitamegi seda, et mida nii-öelda meil oma klientidega, mis on kõige paremini algusest peale õnnestunud, et kui tehagi selline workshopide sari, see võib ka üks pikem päev olla või mitu lühemat, et kuidas siis alguses paika panna nende, et nad aru saaks, mis on nende tugevused, millised on nende väärtused, ettevõtte väärtused ja kuidas neid siduda, mis siis on nende sellised väga erilised superpowerid, mis neid eristavad teistest, kuidas neid siis brändisaadikuna välja tuua, kuidas heas mõttes seda ära kasutada ja siis mõelda ka, et mis see sinu miks on, sest et kui sa tead, mis on see sinu miks, siis sul on brändisaadikuna väga-väga palju lihtsam sellist motivatsiooni leida, et miks siis oma valdkonna infot jagada ja millist infot jagada, et kindlasti brändisaadikute programmid, kus siis on see süsteem välja töötatud nii, et näiteks turundusosakond teeb kas või väga hea sisu, aga siis brändisaadikute roll on lihtsalt selle sisu edasi jagamine. See põhimõtteliselt lõpus selle tulemus on sama nagu korporatiivinfo jagamine, et seal ikkagi on vaja mitut teemat, et esiteks, kui brändisaadikud jagavad seda infot, siis nad peaksid panema sinna ikkagi ka mingisuguse oma mõtte juurde. Või siis ideaalne oleks muidugi see, kui nad seda sisu, mida on vaja jagada, täiesti omas võtmes ja täiesti oma siis sellise sisuna jagaksid. Et erinevaid võimalusi on palju, aga oluline siis alguses kohe brändisaadikutega see pool läbi mõelda. Ja loomulikult persooni brändingus on hästi palju erinevaid nüansse, et seda saab ise täitsa vaadata, et kui suurt osa sellest siis brändisaadikutega läbi rääkida, et loomulikult ideaalne versioon on see, et kui nad tegelikult kogu selles persooni brändingu teemas nii sisu kui pakendi poolelt orienteeruks, et siis nad põhimõtteliselt oskaksid kõige tublimad saadikud olla, aga vähemalt see sisu teema on kõige-kõige olulisem, et just, et nad teaksid kogu seda sisulist poolt, et siis nad saavad kõige nii-öelda rohkem aidata ja samamoodi enda jaoks sellest väga palju saada. Et just see miks, et miks nad töötavad, miks nad teevad seda, mida nad teevad ja ei ole meie ka leidnud selle 5 aasta jooksul ühtegi inimest, kes oma miksi üles ei leia, et on neid, kellel läheb selleks rohkem aega, on neid, kellel see tegelikult on juba olemas, aga lihtsalt nii-öelda tuleb võib-olla ära formuleerida, aga selliseid inimesi, kellel seda üldse ei ole, meie veel kohanud ei ole, et võib juhtuda, et kunagi kohtame, aga tegelikult on ikkagi see miks kõikidel olemas, et lihtsalt natukene mõelda, et kuidas seda siis välja tuua enda jaoks ja siis seda kommunikeerida.
Ja on siis hästi palju küsimusi ja tuleb meile tihti just selle teemaga seoses, et miks me räägime nii palju just persooni brändingus, tööandja brändingute kontekstis, miks rõhk just töötajatele on niivõrd suur. Me oleme näinud seda, et inimesed on oma olemuselt poolest hästi egoistlikud ja ka seesama miks, millest Evelyn just rääkis, peab olema inimese jaoks sisemiselt motiveeriv ja egoistlik, et siis see teine pool medalit on see, mida väljapoole kuvatakse, et miks ma neid asju teen ja mis kasu sellest maailm saab, aga inimesel peab endal olema väga sügav põhjus, miks ta neid asju teeb, miks ta selles ettevõttes töötab ja sellest arusaamine muudab väga palju, et see muudab inimese hoiakut, sisemist hoiakut, muudab suhtumist ja muudab seda tööd, mida ta teeb oluliselt tähendusrikkamaks, kui ta oleks esialgu isegi arvanud. Ja see on kõige olulisem eeldus, et inimesest saaks hea brändisaadik. Mina olen 100% veendunud selles, et iga inimene võib olla väga hea brändisaadik, siis kui ta ühest küljest on leidnud üles seda linki, mis teda emotsionaalselt ja isiklikult seob organisatsiooniga ja teistpidi, kui tal on piisavalt palju tööriistu ja arusaamist, et kuidas seda täpsemalt teha. Ja täpselt samamoodi ka väärtustel on kogu selles brändisaadikute programmis hästi suur roll. Väärtuste põhine juhtimine on muutumas viimasel ajal väga populaarseks ja üleüldse kõik erinevad uuringud näitavad seda, et töötajad tänapäeval valivad ettevõtteid, kuhu nad tööle lähevad väärtuste pealt ja nad ka lahkuvad organisatsioonidest just siis, kui need väärtused ei klapi nende isiklike väärtustega. Siin on aga üks probleem, mille peale me tihti ei mõtle. Ettevõtetel on tavaliselt olemas organisatsiooni väärtused, mis on ilusti igal pool organisatsioonides, kontorites seinte peal, kodukal väljas. Töötajad justkui teavad, mis need väärtused on. Aga kas see reaalsuses nii on ja kas need väärtused on lihtsalt kirja pandud või nad on iga tiimiliikme poolt omaks võtnud ja kuivõrd nad on seotud ka inimese isiklike väärtustega. Tihti ettevõtte väärtused saavad ju loodud juhtkonna poolt. Kas ja kui palju nad jõuavad just tegudes päris inimestega, päris töötajateni, see on teine küsimus. Mul just hiljuti oli väga põnev kogemus, mis näitas sellist väikest vastuolu. Üks minu hästi pikaaegne klient palus, et ma aitaks teha neil rebrandingut ja just paika panna uus lugu, mis räägiks sellest, et kust see ettevõte tuleb ja kuhu ta läheb. Ja selleks, et see lugu kirja saaks pandud, me olen teinud mitmeid intervjuid nii juhatuse liikmetega, erinevate keskastme juhtidega kui ka tavaliste töötajatega. Ja kui ma rääkisin ettevõtte juhtidega, siis need väärtused, mis on organisatsiooni poolt selgelt sõnastatud, olid igaühel väga hästi meeles. Nad oskasid nendest rääkida, nad oskasid neid sisse tuua oma jutusse. Küll aga ka juhtidel tihti tekkisid raskused, kui ma palusin, et nad kirjeldaks mulle konkreetset kogemust, räägiks mulle lugu, et millal siis nii kliendid, koostööpartnerid kui ka oma töötajad kogeks seda väärtust tegevuses, et kuidas nad näevad seda, et need väärtused ka elavad. Siis kui ma rääkisin tavatöötajatega, siis pigem need väärtused olid väga kauged ja teati, et mingisugused väärtused on olemas, kui natuke pikemalt mõelda, siis mõni tuli nendest meelde.
ja tihti me näeme seda ka meie erinevates workshopides, et inimestel tekib selline väga huvitav aha-moment, siis kui nad leiavad seda linki kas või ühe organisatsiooni väärtusega ja saavad aru, et aga see ongi see väärtus, mis on minu jaoks ka oluline ja siis nad hakkavad seda ka teistega jagama ja siis selle põhjal saab ka luua neid lugusid, mis lõppkokkuvõttes aitavad ka tööandja brändi nähtavusele kaasa. Aga hästi oluline on just see link ja see ei ole iseenesest mõistetav. Me tihti ka isiklikul tasandil, kui küsida, et mis on sinu top-väärtus, siis sa võid panna sinna sellised väärtused, mida sa tahaks, et sul oleks. Aga kas sinu igapäevased tegevused ka baseeruvad nendel väärtustel või mitte? Ma mäletan väga hästi, mõni aasta tagasi vaatasin oma isiklike väärtuste listi ja seal oli top 3 oli minu pere. Kui ma vaatasin oma kalendrit, siis kalender oli tööasju ja kohtumisi täis, aga mida ei olnud planeeritud kvaliteetset aega perele. Ettevõtetes täpselt samamoodi ja tihti inimesed panevad mingid väärtused kirja, aga igapäevases töös, suhtluses klientidega, koostööpartneritega, teiste kolleegidega, need väärtused võib-olla ei tulegi meelde. Selleks, et brändisaadikute programmid oleks hästi efektiivsed ja ka võimestaks töötajaid. Ma usun, et see on üks põhiasjadest, mida saab organisatsioonis teha, et kõigepealt aidata inimestel välja selgitada neid päris väärtusi ja luua neid õigeid linke. Ja see on täiesti hämmastav, kuidas see ka tiimis töötab, kui inimesed leiavad oma kolleegidest midagi uut, leiavad just neid asju, millega nad suudavad samastuda ja siis selline tiimi omavaheline läbisaamine ja üksteisest ja iseendast parem arusaam on eelduseks, et see kuva, mille väljapoole ka täpselt samamoodi töötab. Siis me korraks tuleme selle üldse brändi teema juurde, siis brändid ju proovivad luua autentset suhet oma klientidega ja nad loovad brändi arhetüüpe, mis aitavad teatud inimestel, teatud tüüpidel paremini nendega samastuda. Inimestel on see samastumise võimalus juba kohaselt olemas, aga persooni brändingu roll ongi aidata inimestele sellest paremini aru saada ja õppida just sellist paketeerimist, et ma saan endast aru, aga ma saan aru ka nendest inimestest, kellega ma suhtlen, kes on minu mõjuringis ja mis on nende jaoks oluline. Ja ma suudan siis rääkida oma lugu selliselt, et see mõjub autentselt ja see kõnetab teisi inimesi. Sest see sama kuldne ring, see golden circle, mida Simon Sinek on väga populaarseks teinud, see räägib täpselt samast asjast, et kõik ikoonilised brändid kõigepealt keskenduvad just sellele miksile ja kuidas neid asju teevad ja alles siis nad räägivad oma toodetest ja teenustest ja erinevatest funktsionaalsustest. Aga reaalsuses väga vähesed ettevõtted pööravad sellele piisavalt suurt tähelepanu. Miks see on oluline? See on just sellepärast, et me inimestena ju teeme kõiki oma otsuseid alateadlikult just emotsioonide põhjal. Isegi kõige pragmaatilisemad ja analüütilisemad inimesed, kelle jaoks on Excelit kõige tähtsamad asjad maailmas, nad alateadlikult teevad seda esimest otsust just emotsioonide põhjal ja siis otsivad sellele
kinnitust ka faktide maailmas. Ja need emotsionaalsed otsused tulevadki just nendest miksidest, tulevad jagatud väärtustest. Storytellingust jällegi ärimaailmas ja brändi maailmas räägitakse väga palju, aga see jutt tihti jääb väga teoreetiliseks. See, kuidas me saame aru sellest, kes me oleme, millised on meie isiklikud väärtused ja mismoodi nad on seotud meie ettevõtte väärtustega. See annab baasi, mille peal teie töötajad saavad rääkida enda lugu ettevõtte kontekstis. Ja need lood, mis on väärtuste põhilised lood, loovad seda unikaalset, autentset sidet potentsiaalsete klientidega, ükskõik mis valdkonnas, ükskõik kas tegemist on ärilt ärile ettevõtte või ärilt lõppkasutajale. Selleks, et töötajad oskaks rääkida oma lugu, me peame alustama sellest, et töötaja väga selgelt saaks aru sellest, et mis tema puhul on unikaalne ja mis on tema jaoks see oluline link selle ettevõttega. Ja siis kui iga töötaja leiab üles seda põhiväärtust ettevõtte väärtuste paketis, suudab seda seostada enda isiklike väärtustega, enda igapäevase tööga, siis ta oskab ka paremini sellest rääkida, siis ta oskab ka rääkida kas füüsiliselt kliendiga või ta suudab rääkida oma toodest või teenusest sotsiaalmeediasse selliselt, et see mõjub hästi autentselt. Me oleme näinud seda, et inimesed, kes on enda jaoks need väärtused läbi mõelnud, nad hakkavad märkama ka ettevõtte kogu kommunikatsioonistrateegias just neid märksõnu, neid teemasid, mis neid päriselt kõnetavad, mis on nende jaoks huvitavad ja huvitavad niivõrd palju, et nad tahavad selle kohta rohkem teada, nad tahavad nende asjade kohta rohkem lugeda, nad tahavad oma teadmisi ka teistega jagada ja kui ettevõte aitab neil kõigepealt need olulised väärtused, olulised teemad üles leida ja võimestab ka oma töötajad, siis annab neile ressursse ja platvormi, et inimene saaks rääkida asjadest, mis tema jaoks on olulised, siis see on see mõjusus, mis igaühel meist on. Vahet ei ole, kui kaua on see inimene ettevõttes töötanud, vahet ei ole, kui kaua ta on selles valdkonnas töötanud. Igal inimesel on võimalus selles valdkonnas eksperdiks saada. Tal on vaja, et tal oleks see sisemine põlemine, see kirg, mida tihti ei seostata tööga, aga töökire arendamine on võimalik iga inimese puhul, iga organisatsiooni puhul ja nagu paljud asjad meie elus, see arendamine tuleb mitte vastustest, vaid tuleb õigetest küsimustest, mida me küsime enda käest ja mida me küsime teiste käest. Ja tihti, kui me räägime brändisaadikute programmidest ja tööandja brändingust, see fookus on liiga palju sellisel välisel kuvamisel, aga see välimine kuvamine on just seesama ilus pakend, mis on hästi oluline, aga see ei ole mitte midagi ilma selleta, et oleks sisu, sest me kõik inimesed, meil on olemas selline autentsuse detektor nii tavavestluses kui ka läbi sotsiaalmeedia. Me saame aru, kas töötaja jagab südamest asju, kas ta jagab asju, mis teda ennast kõnetab või ta lihtsalt jagab turundusosakonna poolt kokku pandud teemad. See on väga väike vahe, aga see muudab kogu seda mängu, et
ükskõik millise programmi te oma organisatsioonis ka ei hakka juurutama, kas tegemist on pika programmiga ainult valitud seltskonnale või kõikidele oma töötajatele või tegemist on sellise lühikese inspiratsioonisüstiga, just töötaja enda sisemaailmast alustamine on minu arust see võti, kuidas need asjad lähevad tööle, kuidas te saate neid õigeid brändisaadikuid värvata, sest igaüks, kes ettevõttes töötab, on õige juba olemuse poolest, aga ta võib-olla ei ole sellest veel aru saanud. Ja siis see brändi kuvamine väljapoole on tegelikult lisaboonus, aga mis kõige olulisem selle teadmisega, inimesed on rohkem rahul oma tööga. Sel tööl on oluliselt suurem tähendus nende jaoks, millega kaasneb ka see, et nad on produktiivsemad, nad on efektiivsemad, neil on lihtsam saavutada ka sellist kõrgemat loovuse seisundit ja kõrge soorituse seisundit. Iga töötaja, igas organisatsioonis on võimeline paljudeks asjadeks, millest ta isegi ei tea, veel vähem võib-olla teab tema ülemus, milleks inimene on võimeline, aga kui neid asju ja need superpowerid üles leida, siis see mõju on nii organisatsioonile kui ka töötajale endale kui ka suhetele organisatsiooni sees on väga-väga suur mõju ja just see loobki sellist õiget autentset tööandja brändi, et minu arust kõige paremini on seda mõtet edasi andnud endine General Electricsi personali juht, kes ütles, et siis kui sa aitad oma töötajatele leida üles nende miksi ja siduda nende väärtusi organisatsiooni väärtustega, siis nad jagavad seda. Ja ma arvan, et brändisaadikute programmid ongi selleks väga hea tööriist, mis loob win-win lahendusi kõikidele osapooltele. Ja ma vaatan, et vahepeal on tulnud siin ka üks küsimus, aitäh Dianale. Diana küsib, et milliseid mõõdikuid alguses kasutada, et tegelikult alguses me soovitamegi kõikidel teha sellise väikese auditi läbi, et kui on väiksem ettevõte, siis kindlasti oma tiimiga saate hakkama, kui on suurem, et saate siis kellegi abi kasutada, aga just vaadata, mis see hetkeolukord on ja mida teil on mõistlik mõõtma hakata ja kus need nii-öelda võib-olla praegu sellised problemaatilised kohad on. Et on need siis tööjõu voolavusega seoses, on värbamiskuludega seoses, on need siis töö rahuloluga seotud küsimused või siis ka nii-öelda sellisest töö rahulolu uuringust välja tulevad sellised klassikalised osakondade vaheline koostöö või mingisugused sellised muud teemad. Et tegelikult need on need kõik, et mida annab nagu brändisaadikute, edukate brändisaadikute programmidega ka parandada või siis nii-öelda tegelikult kõiki neid näitajaid siis, et on sellised üldiseid loomulikult ka tööandja brändi uuringuid, et me teeme ka koostööd Instariga, kes on hästi-hästi tubli selles vallas ja teeb uuringuid, aga tegelikult meie oleme nüüd leidnud ka, oleme otsinud seda nüüd mitu aastat, aga oleme leidnud nüüd sellise toreda Eesti startupi Moticheck, kellega me siis osade klientidega koostööd teeme, et mis siis tegelikult annab võimaluse jälgida ja nii-öelda nendele mõõdikutele vastust saada igapäevaselt, et see alguses võib-olla tundub natukene hirmutav, et kuidas moodi see täpselt toimib, aga tegelikult need, kes on selle kasutusele võtnud, on hästi rahul, et põhimõtteliselt sul ongi selline üks küsimus iga päev töötajatele. Tavaliselt, et kellel meeldib, saab seda äpis vastata, kellel meeldib, siis tuleb meili peale. Hästi lihtne tegelikult ja sellise dashboardi, mis on aktuaalne, sa saad tegelikult iga päev välja võtta, et see ei ole see, et sa pead ootama järgmise kuuni või järgmise kvartalini või järgmise poolaastani või järgmise aastani, kui sa lõpuks selle tulemuse saad, et mis olukorras siis need erinevad teemad on, vaid see
see on nagu selline jooksev. Ja neid küsimusi saab ka siis sõltuvalt ettevõttest paika panna, et meil on tegelikult üks selliseid alguse podcast teemasid ka mõeldud just nendest mõõdikutes, kuna see on selline teema, mida siis hästi-hästi palju meilt küsitakse. Nii et julgustuseks siis teistele ka, et pange sinna chati, aga küsimusi. Aga räägime siis värbamisest ka nagu konkreetsest värbamisest, et loomulikult igal ettevõttel on see natukene erinev, et need ettevõtted, kes alles alustavad, võib-olla on veel väikesed, alguses saavad kohe tööandja brändinguga siis kohe nii-öelda sellega alustada koos ettevõtte loomisega, et loomulikult see on kõige lihtsam, et siis sul on võimalik kogu tiim väga lihtsalt kaasata juba algusest peale, aga enamusel seda ju võimalust ei ole, et kui on suured ettevõtted, rahvusvahelised ettevõtted, väga palju tiime, et siis tegelikult sa ei saa seda teha, et sa kohe võtad nagu terve seltskonna, et siis ikkagi, mida meie soovitame, on see, et loomulikult kõikidel, absoluutselt kõikidel alati anda võimalus, aga ise võib-olla oma tiimiga natukene vaadata ja taustu uurida, et kes võiks olla nii-öelda need, kes kõige kiiremini lendu lähevad. Absoluutselt igas inimeses on brändisaadiku potentsiaali, absoluutselt igas. Et ükskõik, mis taustal on, ükskõik, kui palju ta on nõus nii-öelda laval olema, et neid võimalusi, kuidas seda edukalt brändisaadikuna toimida, neid on nagu tõesti mustmiljon, et see ei tähenda üldse, et sa pead kasutama sotsiaalmeediat või et ma ei tea, sa pead kuskil mingi artikli avaldama või midagi muud, et tubli brändisaadik sa saad olla erinevat moodi, et sa saad ka nii-öelda teisi toetada või kuidas iganes. Aga just, et alguses võib-olla need erinevad tüübid välja vaadata ja siis hakata võib-olla sellest peale, et loomulikult kõigile korraga saata see info välja, et selline nii-öelda värbamine on nüüd toimumas. Mõelda siis, kuidas seda põnevalt teha, et tegelikult kõikide nende brändisaadikute, edukate brändisaadikute programmidega on alati ka kaasas selline gamification natukene, et kuidagi muuta seda mänguliseks. Ja siis vaadata, et kes nendest inimestest liituvad. Nii, kellelgi vist läks mikrofon lahti, et siin on päris palju taustaheli, et hästi tore, kui saad vaadata, kas sul see kogemata lahti on jäänud, siis on teistel mugavam kuulata. Nii, nüüd läks vist kinni, aitäh. Ja siis, kui sa ise oled sellise taustatöö ära teinud, et mis sa ise arvad, et kes võiks olla need brändisaadikud, et loomulikult nemad ei pruugi ju sellest üldse huvitatud olla, aga siis tegelikult ikkagi alustada, isegi kui see tiim on alguses väike, aga eesmärk on loomulikult seda tiimi siis pidevalt kasvatada ja mida meie kogemus näitab, et isegi sellistes suurtes organisatsioonides, kus teinekord personalijuhid ja turundusjuhid on nagu täiesti masendused, et appi, et me saime nüüd ainult nagu 5 või 10 inimest, siis see ei ole üldse hull, et kui alustada alguses sellise väikese tiimiga, see on täitsa okei, kui see tiim hakkab vaikselt tööle, seal tekib selline sünergia, inimesed on tõenäoliselt erinevatest osakondadest, siis tegelikult kõik need ümber olevad inimesed märkavad seda ja tihti see tekitab huvi ja tihti siis tasub teha järgmine värbamisprotsess ja järgmine värbamisprotsess ja järgmine värbamisprotsess, et põhimõtteliselt see oleks nagu nii huvitav, et inimesed tahaksid liituda ja liituda ja liituda, aga mis tähendab seda, et loomulikult neid esimesi saadikuid peab aktiivsemana hoidma ja mõelda, et mis on just nende ka selline win-win, et mida nemad saavad. Et näiteks kui nad saavad oma persoonibrändi paika, mis siis see järgmine asi on, et kas siis tulevad mingisugused erinevad koolitused erinevatel teemadel, kas nad teevad koos mingisuguseid toredaid asju, kas on mingisugused, ma ei tea, brainstormingu mingisugused õhtud või midagi muud, et kõik need brändisaadikud, neid uuringuid on ka hästi palju tehtud, et inimesed loomulikult väga hindavad, kui nad suudavad töökohal areneda, et minu meelest ma isegi siia panin ühe
sellise uuringu, et noh, mis on tööandja ja mis on selle töötaja erinevad ootused, aga et sellele töötajale ka nagu välja tuua, et noh, loomulikult tal on võimalik nii ettevõtte sees karjääri teha, kui tegelikult loomulikult te peate avatud kaartidega rääkima sellest ka, et tänapäeval noh, neid inimesi, kes on elu lõpuni ühel töökohal, neid on ikkagi üsna vähe, et sellised loomulikult tipptalendid liiguvad ja sellest me kõik peame seda aktsepteerima, aga loomulikult ettevõtte sees saab samamoodi karjääri teha. Kui on tegemist klientidega kokku puutuvate inimestega, siis samamoodi toetab see brändisaadikute tegutsemine ka seda, et leitakse häid kliente oma ettevõttele. Seda, et teil on suurepärane tiim, et neil on enda valdkonnas oma tiimis suurem mõjuulatus, et neil on lihtsam, kiirem müügiprotsess, kui nad peavad müügidega tegelema, et nad saavad enda ekspertkuvandi luua, et nad saavad endale väga hea võrgustiku, et nende võib-olla valdkonna populaarsus tõuseb, kui see ei ole populaarne. Ja üks võib-olla kõige parem selline brändisaadiku boonus, mida me oleme kuulnud, on ühes pangas, kui me käisime tegemas samamoodi brändisaadikute programmi käivitamas ja just tegelesime sellega, et mis siis iga inimese, iga brändisaadiku siis enda motivatsioon on, mis on selline, see peabki olema isiklik ja selline isekas ka. Siis üks selline tipppankur ütles, et noh, see on ju nii lihtne, et põhimõtteliselt see on minu netoväärtus, et ma lihtsalt kasvatan oma netoväärtust ja kuigi tal ei ole üldse plaanis töökohta vahetada, siis tema ütles, et tema on enda jaoks pannud sellise mõõdiku paika, et ma ei taha absoluutselt töökohta vahetada, aga ma tahan oma netoväärtust tõsta. Ja mina mõõdan isiklikult seda sellega, et kui palju mul aasta jooksul tuleb rahvusvahelisi tööpakkumisi, noh ilma loomulikult, et ma kuhugi kandideeriks. Et noh, see on see, et nendest asjadest loomulikult tulebki avatult rääkida ja kui inimene leiab enda jaoks selle motivatsiooni, ta on 1000 korda tublim brändisaadik kui see, et lihtsalt räägitakse seda, et miks seda ettevõtte seisukohast vaja on ja miks seda teha, et seda me oleme ka nagu päris palju näinud. Ja loomulikult brändisaadikuks olemine toob kaasa hirme ka väga tipptasemel tegijate hulgas, et see ei ole ainult see, et kes on vähe harjunud sotsiaalmeediat kasutama või vähe harjunud pildis olema, absoluutselt igaühel tekib alguses see hirm aga noh, mille põhjal see siis tekib, et nad kardavad seda, et nad peavad jagama mingisugust sellist infot, mis ei ole nende jaoks okei või nende, noh, mitte midagi ebameeldivat loomulikult, aga et mida nad võib-olla ei taha oma sõpradele jagada, et mida nad siis mõtlevad, et see on tegelikult kõige suurem hirm ja see on ka see, millega tasub alguses kohe tegeleda selleks, et need brändisaadikud siis oleksid ilusasti kaasatud terve selle perioodi jooksul, kui nad tööl on, just selle tõttu, et võtta need hirmud maha ja võib-olla teha näiteks koos selline workshop, et milline on selline sisu, et mida nad tunnevad, et nemad loovad ka väärtust oma sellele võrgustikule, et nad ei pea ainult, ma ei tea, hommikust õhtuni näiteks tööpakkumisi jagama, et noh, need on need põhilised hirmud, et alati nende hirmudega tegeleda ka ja mõelda, et mis see väärtus siis on koos, et see võib igaühel olla erinev, et jällegi ühe teise pangaga tegime siis sellise sarnase workshopi töötajatele ja seal siis samamoodi üritasime iga inimese jaoks leida selle väärtuse, et mis siis nende jaoks on kõige sellisem väärtuslikum sisu, mida nad saaksid ettevõtte kontekstis oma siis võrgustikule jagada. Ja seal tuli täiesti erinevaid, et kes näiteks tundis, et tema tahab lastele suunatud rahatarkust jagada. Kes tundis näiteks, et ta tahab ettevõtte selliseid rohelisi väärtusi jagada väljaspoole. Kes tundis jälle hoopis midagi teist. Et oluline ongi see, et iga töötaja, iga brändisaadik leiaks siis selle nurga, mille alt nad tahavad seda infot jagada. Et noh, mis ongi see kõige hullem asi on see, et kui noh,
väga ilusa teksti paneb turundusosakond kokku ja see on väga super. Aga kui seda siis kõikidel saadikutel palutakse lihtsalt niisama jagada, siis see ei tööta, et nad võivad seda inertsis teha võib-olla niisugune 2 kuud, 3 kuud, aga tihti siis need programmid nagu vajuvadki laua alla ja maha, sellepärast et saadikud ise ei leia sealt seda motivatsiooni ja see ei ole seotud nende väärtuste ja nende miksiga. Aga kui alguses kohe panna nende persooni brändist lähtuvalt paika nende väärtused, nende miks, kõik see pool ja mõelda siis sellest lähtuvalt, et mida selle ettevõttega seoses nad tegelikult võiksid jagada, mis oleks ettevõttele kasulik, mis oleks neile endale kasulik ja nii edasi. Ja miks siis inimesed on, seda on ka uuritud, et mis on nende inimeste motivatsioon jagamisel, et loomulikult väga palju brändisaadikuid, ma arvan, et on teie ettevõtete ja teie brändide tõelised fännid ja nad tunnevad uhkust, et nad tunnevad, et nad on kaasatud, kui nad saavad midagi jagada, aga nad tahavad jagada midagi sellist, mis on nende jaoks ka oluline, et nad ei taha lihtsalt suvalist asja jagada. Ja loomulikult nad tahavad jagada ka seda, et millega nad tööalaselt tegelevad, aga jällegi nad tahavad leida sellise igaüks omale õige viisi, et mis formaat see on, et kuidas nad seda jagavad, et osad on edevamad, osad jällegi ei ole nii edevad, et kuidas siis seda selliselt jagada, et igaühe jaoks oleks okei. Ja loomulikult on võimalus siis teha selliseid pisikesi brändisaadikute workshop'e, et sõltubki, et kui palju teil neid saadikuid on, et kui on 10 saadikut, siis on ju väga okei, siis saategi teha selliseid pisikesi workshop'e. Kui saadikuid on tõesti, ma olen näinud ka selliseid ettevõtteid, kus saadikuid on tõesti väga-väga palju, ikka kümnetes ja kümnetes, siis tuleb natukene läbi mõelda, et võib-olla neid saadikuid kuidagi grupeerida, et kui iga kord on 50 inimest kohal, siis ütleme, et võib-olla ei ole kõige lihtsam seda brainstormingut teha, et siis saab koos teha näiteks mingisuguseid, ma ei tea, kvartalis mingisuguseid selliseid koolitusi või mingisugusel motiveerival teemal, mingisuguseid üritusi, mingisuguseid selliseid toredaid koosviibimisi, aga et selliseid nii-öelda võib-olla siis luua nagu erinevaid tiime, et see paremini töötaks. Ja tahes või tahtmata tegelikult inimesed tahavad areneda, et oma valdkonnas, aga täna ikkagi kõik need sellised populaarsemad teemad ka alates siis, ma ei tea, sellest, et kuidas toime tulla sellega, et kui sa oled võib-olla liialt perfektsionistlik või kuidas tööstressiga toime tulla või sellised üldised teemad ka, mis inimesi väga-väga paeluvad ja need on ju nii lihtne, et kuidas siis neid brändisaadikuid pidevalt koos hoida, et oluline ongi see, et tekiks selline mõnus tiimitunne ja siis oleks ka selline mänguline ja samamoodi, et jagatakse tagasisidet, et tagasiside tegelikult on hästi oluline, et see tuleks nii teistelt saadikutelt, kui see tuleks ka siis personaliturundusosakonnast, aga tegelikult ka juhtidest, et mis vigu me veel oleme näinud, ongi see, et kui tegelikult osakonna juhte ei kaasata, aga samas brändisaadikud on ise väga aktiivsed ja tippjuht ka toetab, ütleb, et vahet pole need osakonna juhid, siis võib lihtsalt see olukord olla, et töötajad on motiveeritud, üksteist kiidetakse, aga kui su enda otsene juht kogu aeg vaatab piltu ja ütleb, et mis asja sa seal teed, on ju, siis see ka pikaajaline tegelikult ei ole, et inimene hakkab mingi hetk ennast halvasti tundma ja siis jääb see ka poolikuks, et oluline ikkagi kõiki kaasata või vähemalt nagu saada need osakonnajuhid ja loomulikult nagu kogu juhtkond kaasa. Ja väga paljud inimesed ei tunne, et neid väärtustatakse, et siis tegelikult see brändisaadikute programm annab selle osas ka väga-väga palju võimalusi, et kindlasti tasub neid kõiki siis kasutada. Kui me oleme praeguse raamatu jaoks teinud
umbes 50 erinevat intervjuud erinevate ettevõtetega, kes on juba brändisaadikute programmidega alustanud, kes on kaugemale jõudnud, kes veel selle alustab, siis inimesed, kes tegelevad nende programmide käivitumisega, on kõik välja toonud seda, et üks põhilistest hirmudest on neil alguses olnud see, et aga mis siis, kui keegi ei tahagi selle programmiga liituda, ja mitte ükski nendest inimestest ei saanud öelda, et see nende hirm oleks realiseerunud, vaid pigem inimeste huvi selle teema vastu on olnud väga-väga suur, kordades suurem, kui nad oleks ette kujutanud, aga ka teise sellise väga praktilise soovitusena toodi välja just seda, et kui oluline on kohe algusest peale mõelda just töötajale suunatud väärtuspakkumise peale, et kuidas kommunikeerida kohe alguses, et mis võiks olla see töötaja enda kasu, millest Evelin rääkis. See teema brändisaadikute kaasamine on olnud moemaailmas juba laual rohkem kui 10 aastat. Eestis tööandja brändinguga on ettevõtted tegelenud varsti juba 10 aastat, aga brändisaadikute teema on populaarsemaks muutunud just viimase paari aasta jooksul. Meie oleme näinud ka seda, et huvi persooni brändingu vastu on muutumas järjest olulisemaks, järjest aktuaalsemaks, ehk siis koroona on kindlasti oma tööd teinud ja me ei saa neid asju enam ignoreerida. Küll aga väga tihti, kui me räägime ikkagi brändisaadikute programmidest, siis Eestis kuvab ikkagi sama see kaasamise teema. Mujal maailmas ettevõtted on juba läinud ja teinud sellist järgmist sammu ja räägitakse järjest rohkem just töötajate võimestamisest, mis ongi loodetavasti ka lähitulevikul tulemas Eestisse. Kui me räägime brändisaadikute programmidest, siis see kindlasti ei ole selline võlukepike, mis aitab parandada ettevõtte kultuuri ega töötajat õnnelikuks teha. See on sellesama mündi teine pool ja see kõik algabki sellest, et ettevõtte kultuur aitab inimestel särada, rahuldust tunda oma töös ja siis tänu sellele, et neil on olemas arusaam, miks me seda teen ja jagada ka seda väljapoole. Praktiliselt iga ettevõte, kes tuleb meie juurde sooviga teha brändisaadikute programmi või ükskõik millist workshopi, nad räägivad sellest, et neil on töötajad, kes on oma tööga väga rahul, erinevad uuringud ettevõtte siseselt seda kinnitavad, aga see probleem on tihti just selles, aga töötajad seda väljapoole ei jaga. Ja see tulebki, see mitte jagamine tulebki just sellest, et töötaja ei saa aru, kuidas ta peab seda tegema ja töötajal on keeruline leida õiget tasakaalu tema erinevate rollide vahel, et kes ta on tööl ja kes ta on kodus või oma sõpradega. Persooni bränding aitab inimesel luua endast tervikpilti, sest tänapäeval ka piirid töö ja eraelu vahel on palju hägusemaks muutunud tänu sotsiaalmeediale ja kas töötajad saavad sellest aru või mitte, aga reaalsuses igaüks nendest on 24/7 ettevõtte brändisaadik. Brändisaadikute programmide eesmärk on teha inimestest teadlikke brändisaadikuid, kes
kuvaks väljapoole seda, mis ettevõttes positiivselt toimub ja teeks seda autentselt, nii et see toetaks ka neid teistest eluvaldkondades. Jällegi, kui me räägime brändisaadikute programmidest ja sellest, kuidas ettevõtte tööandja bränd kujuneb ja mida töötajad väljapoole kuvavad, siis see sisemine ring, et see organisatsiooni kultuur ja mismoodi töötajatega tegeleb organisatsioon, see võimestamine, töötajate võimestamine ja töötajate potentsiaali realiseerimine on jällegi üks võtmesõnadest. See on otseselt seotud ka sellega, et kas töötajad tunnevad ka kirge oma töö vastu, sest erinevalt sellisest väga levinud stereotüüpist, et töö ja kirg on kaks asja, mis ei ole omavahel seotud ja täna selle oma kire ülesleidmine on muutunud ka võib-olla väga stereotüüpseks märksõnaks. Paljud ei usugi, et kirge on võimalik üles leida, veel vähemgi seda üles leida tööl, aga see stereotüüp on tekkinud paljuski sellepärast, et ei saada aru sellest, et mitte midagi ei ole võimalik väljaspoolt üles leida. Töökirg ei ole üks arvik, mida peaks väljaspoolt otsima ja vaid vähesed suudavad üles leida, vaid töökirg on asi, mis kujuneb protsessis ja mis kasvab selles protsessis ja on teatud organisatsioonid, mis aitavad seda töökirge kasvatada ja on organisatsioonid, mis seda töökire alget ka tapavad veel eosse. Ja siis tööandja seisukohast selleks, et see brändisaadikute programm oleks pikaajalise positiivse mõjuga, on oluline mõelda ka nende asjade peale, et kas iga töötaja leiab seda tähendust tema töösse ja jällegi siin peaks meeles pidama, et tähendus on iga jaoks isiklik. Ja sellega peaks tegelema selleks, et seda üles leida. Kui suur on igal töötajal autonoomsus, kui palju ta võib ja julgeb teha selleks, et ise olla nähtav, selleks, et näidata välja organisatsioonis toimuvat ka koostööni oma kolleegidega kui ka valdkonnapõhiliselt. Kas see, et töötaja tajub seda, et tema panust märgatakse ja see on väärtustatud ja tunnustatud, on hästi tähtsal kohal ja otse loomulikult suhted kolleegidega ja ülemusega ja pidev areng mängivad väga suurt rolli sellest. Just enne seda, kui tänast webinari alustasime, jõudis minu postkasti üks väga põnev uuring, mis rääkis sellest, et mis erinevus on siis kuulsuste kasutamisel brändi kuvamiseks versus kui suur roll on näiteks juhil ja töötajatel. Ja meie tänase webinari teemaga seoses üks hästi huvitav mõte, mis kõlas selles uuringus, et kui me räägime tunduste, kuulsuste kaasamisest, siis potentsiaalsete ja olemasolevate klientide jaoks on küsitav nii selle kuulsuse usaldusväärsus kui ka ekspertsus. Siis kui nad näevad ettevõtte juhti rääkimas ettevõttest, siis küsimus ei ole kunagi selle juhi ekspertsusest, et see eksperti roll on juhil juba defaultina olemas, küll aga see usaldusväärsus ei teki iseenesest, et juht peab usaldusväärsust ära teenima. Aga töötajate puhul on olukord teistsugune. Eksperdi roll
ei ole iseenesestmõistetav, see ei ole iseenesestmõistetav inimestele väljaspoolt organisatsiooni ja tihti see on ka seotud sellega, et töötaja endale ei ole see eksperti roll selge, ta ei oleks seda omaks võtnud, tal on kel suuremal või kel väiksemal määral on selline impostor sündroom, millest ta peab üle saama, sest siis kui ta seda ei tee, siis inimesed tajuvad seda. Aga töötajatel on juba olemas algusest peale see usaldusväärsus. Nii kliendid kui ka teised sotsiaalsed töötajad usaldavad töötajad, kes räägivad oma ettevõttest oluliselt rohkem. See on arusaadav, et neile tundub, et ettevõtte juhid on rohkem seotud selle korporatiivbrändiga ja nende jutt ei pruugi alati vastata tõele, aga inimestel toodetakse just seda, et eeldatakse, et nad räägivad ka, kuidas asjad päriselt töötavad. Ja mulle tihti siis, kui ma vaatan, et kuidas toimib või kuidas alustatakse nii brändisaadikute programmidega kui ka üldse sotsiaalmeedia kasutusega ettevõtetes, siis alustatakse just sellest valmis väljundist, et me tahame, et meie ettevõtte töötajad oleks rohkem nähtavad, et nad jagaks ja kajastaks neid asju, mis toimub meie organisatsioonis. Aga selleks, et toimub selline käitumislik muutus, et inimesed hakkaks rääkima oma ettevõttest, hakkaks jagama isegi siis, kui nad on väga-väga rahul oma tööga, siis selleks peabki olema seotud just inimese enda arusaam sellest, mida ta teeb ja kuidas ta on organisatsiooniga seotud. Ja organisatsiooni pool, et kas need matchivad ja kuidas inimene võib neid kõiki asju ka väljapoole kuvada. Et see on protsess, mis koosneb erinevatest osadest ja väga suurt rolli seal mängib töö inimese endaga ja tema sisemaailmaga, aga ka teistpidi organisatsiooni poolt struktuuride loomine, mis seda kõike toetaks. Et selleks, et brändisaatlikute programmid töötaks, see põhieesmärk ongi kokku tuua sellist rahulolu ettevõttega ja organisatsiooniga ja leida üles isiklik tähtsus, et miks inimene, isegi kui ta väga-väga armastab seda ettevõtet, miks ta peaks sellest kõikidele rääkima ja kui ta leiab seda linki, siis ta ka kindlasti seda teeb ja ta teeb seda väga suure hea meelega ja motiveerib ka teisi töötajaid, kes võib-olla ei ole veel nii valmis näitama seda, kui ägedad nad on. Aga mida rohkem on inimesi, kes kirglikult näitavad neid asju, mida nad teevad, siis nad inspireerivad ka teisi ümberringi ja see mõjusus organisatsioonil ja brändil järjest kasvab. Nii, ja selleks, et mitte teie aega kuritarvitada, siis võtame selle tänase webinari kokku. Loodame, et saite kõik endale vähemalt midagigi siit, kes tunneb, et tahab ka salvestust, siis andke meile märku. Aga kuidas meie siis soovitame kogu selle brändisaadikute programmiga alustada, et loomulikult alguses siis hetkeolukord kaardistada selleks, et panna õiged eesmärgid ja mõõdikud paika, vaadata, et teil on ressursid olemas, kas enda ettevõtte seest või siis leiate kellegi koostööpartneri, alustada värbamisega, et sõltuvalt siis, kui suur teie ettevõte on ja kuidas seda vaja teha on, koolitada neid brändisaadikuid, aga sellisel toredal mängulisel viisil, panna siis kindel tegevusplaan ka paika, leida brändisaadikutele õiged tööriistad, samamoodi teile endale mõõtmise jaoks ja siis kogu seda tiimi hoida, toetada, julgustada, anda tagasisidet ja siis pidevalt siis seda protsessi jätkata. Ja järjepidevus on absoluutselt ka brändisaadikute programmide puhul see võti. Nii et fookus siis olgu töötajatele, et loomulikult nemad aitavad kogu selle
uute töötajate leidmise ja kõikide teiste eesmärgi saavutamisega kaasa, aga meie lihtsalt näeme ja meie kogemuse puhul, kui tegeleda töötajate persoonibrändidega, siis tegelikult nad leiavad selle motivatsiooni hästi kiiresti ja see on selline pikaajalisem ja töötab paremini. Hästi oluline siis juhte kaasata selleks, et töötajad ei tunneks, et nad on kahe tule vahel ja ei lõpetaks siis seetõttu saadikuna tööd. Siis kasvatada selliseid arvamusliidreid, kes võivad olla ka seal brändisaadikute grupi sees. Kõik nad võivad saada arvamusliidriteks, et jällegi see ei tähenda seda, et nad peavad tuhandeid inimesi siis mingisuguse tuhandetele jagama mingit infot, aga pigem just, et ma ei tea, kes on rohkem võib-olla selline sissepoole suhtlemisega, kes on rohkem edevam, et siis sõltub hästi palju sellest inimesest. Siis persoonibrändinguga tegeleda ja just selle miksi ja kirega, et need töötajate jaoks välja leida. Et vaatan, et praegu küsimusi lisandunud ei ole, et kellel nüüd on soov, siis on võimalik nii mikrofon lahti teha, kui siis ka chatti kirjutada ja meie loomulikult Oleisiaga oleme olemas ka, et võite meiega pärast ka ühendust võtta, et nii, kuidas kellelegi meeldib, aga andke märku, et kui küsimusi tekib ja muidu me väga-väga täname, et võtsite selle aja täna hommikul ja siis võtame siis sellega arvesse, et alguses mainiti, et pärastlõunane aeg oleks parem kui hommikune, et seda me täna ise kogesime just selle põhjal, et paljud kirjutasid, et nad sooviksid salvestust, sest esmaspäeva hommikul on tihti koosolekuid, aga igatahes hästi tore ja suured tänud ja jagame siis nendega, kes ei saanud siin laivis kohal olla, salvestust ja kui teie lõpuni jõuate, siis ütlen ka teile, et võite meile ka neid küsimusi, te ei saa praegu siin neid meilt küsida, aga võite neid siis meile saata ja hea meelega aitame siis, et andke endast märku. Ja aitäh ka minu poolt. Ma loodan, et te saite siit mõtteid ja inspiratsiooni, aga ega nendest teadmistest väga kasu ei ole ja midagi ei muutu, kui te kas pisikeste sammukestega ei hakka nende asjadega oma organisatsioonis tegelema ja aitades oma töötajatel aru saada, kui ägedad nad on ja kui ägedas ettevõttes nad töötavad ja julgustate ja anda neile vajalikke tööriiste, et nad seda ka teistega jagaks. Aga ilusat nädalat teile ja kohtume järgmisel webinaril. Ja, et pange siis see novembri kuupäev endale kirja, vaatame igaks juhuks üle, et see ei oleks nüüd esmaspäev jälle ja siis igatahes suured tänud ja siis peatse kohtumiseni ja kindlasti kuulete siis varsti ka meie podcastist ja saatke meile siis teemasid, et kui lisaks mõõdikutele veel midagi on, et me ise oleme ka midagi kaardistanud, aga et kui teil midagi tuleb, siis andke meile aga teada. Minul on üks teema. Ja. Et ma mõtlesin täna tegelikult puudutasite ka seda ja ma olen ka brändisaadikute grupi eestvedamisel ühest küljest nagu suure töö ära teinud ja teisest küljest on väga suur töö ees ja see puudutabki seda, et esimeses etapis siis tuli väga hea hulk täpselt sobiv meie ettevõtte suurusele brändisaadikuid meeskonda, see kuskil 20 ringi ja seal oli ka juhtkonna liikmeid ja juhte. Aga ma arvan, et see podcasti teema, ma arvan, et me selles ettevõttes ei ole üksi, et on teisigi, millega rinde pistavad, on see, et kui ettevõttes juhid enamjaolt ikkagi tunnevad, et see brändisaadikuks olemine on, neil on hirmud, et kindlasti, aga just, et kuidas seda juhtkonda ja just juhtkonda ka nagu kaasata sellel teemal, et võib-olla sellest võiks podcastist nagu detailsemalt just rääkida, et ma vaatasin, te tegite ka teil oli see brändisaadikute värbamise slaid oli üks, või see programmi ülesehituse slaid ja ma olen nõus, et need tegevused on hästi head, aga ma arvan, et see oskus lahti häkkida, see tõrge
juhtkonnas ja juhtidel ja tihtilugu tegelikult sellega peab tegema ikkagi värbaja või tööandja brändingu spetsialist enamjaolt nendes ettevõttest või keegi, kui selle võtaks nagu enda kandvaks rolliks tegevjuht, on ju, siis kohe see võimenduks, on ju. Aga see, et sa nagu jõuaks sinna ja sa tegelikult oled ju mitu positsiooni allpool, et need on nagu väljakutsed, et mul on mingit pidi õnnestunud mingid asjad nagu läbi murda ja hammustada, aga ma näen, et see on nagu töö, mis on nagu ees. Ja kui ma olen rääkinud nagu teiste ettevõtete oma valdkonna sama taseme spetsialistidega, kes ma olen nagu kokku puutunud, neil on sama teema, et nad kiidavad heaks selle, nad on nõus, et see on hea asi ja nad kätt ette ei pane, aga nad nagu ise ei tule pardale, on ju. Seal on mitmeid väljakutseid selle teemaga seoses. Et kindlasti see, et juhid on kaasatud, seal on väga-väga suur roll, et või ka sellel, kuidas töötajad võtavad seda. Aga ma olen väga tihti näinud ka seda, et ühest küljest ei saa juhid päris täpselt ikkagi aru, et mis mõju sellel on ja sellepärast ei ole nende prioriteetide topis. Ja teine küsimus on juhtide ajaressursid. Et ettevõtted, kes on saanud juhte kaasatud, on pidanud selle kahe küsimusega tegelema, et kõigepealt juhtide workshop, kus saabki tegeleda kõikide juhtide sisemiste väljakutsetega ja need pardale saada, aga teistpidi, kuidas siis jooksvalt aidata juhtidel olla pildis rohkem ja koostöös näiteks turundusosakonnaga on võimalik seda ju lahendada. Ja, ma olen ise sama mõelnud. Ma saan aru, jah. Et tihti et see ikkagi nagu jääb paljuski just selle taga, tõsi. Et see ongi see, aga jah, just see esimene pool võib olla, et nad prioriteedi leiavad, seepärast, et minu meelest, kui mina vaatan, siis minu kogemus on see, et töötajatel on nagu kergem seda prioriteeti leida ja neid rikastab kohe esmalt nagu nad näevad seda rikastamise momenti, arengumomenti nagu kiiremini, on ju. Ja ma saan juhtidest ka väga hästi aru, et see on tegelikult nagu veel üks lisakohustus, miks peab aega leidma. See oli minu nagu ettepanek, et kui teete podcasti, et just seda juhi ja juhtkonna ja tegevjuhi poolt nagu läbi hammustada, et kui teil on kogemusi, kuidas nagu see on nagu samm-sammuliselt. Võib-olla see on samasugune, on ju, aga minu kogemus on see, kui ma olen juhtidega rääkinud, et see on mõnevõrra erinev töötajatega värbamisest. Ja suured tänud, et ma panin kirja ka kohe selle, et see tegelikult on üks hästi oluline teema, millega väga paljud meie kliendid kokku puutuvad, et võtame selle fookusesse ja absoluutselt, et suured tänud, et sa selle tõstatasid. Kas on veel mõtteid või küsimusi? Ei tundu praegu, aga igatahes siis suured tänud veel meie poolt ja kohtumiseni siis nii podcastil kui siis ka novembrikuisel järgmisel webinaril. Tšau! Tšau!